päris karmi tõusuga etapp siin Siguldas on läbi saanud, olid etapi 4. mees, et ole hea, räägin, et ringide peal toimunud sündmused pisut lahti. Kui võtame konkreetselt selle 4. koha lõpplahenduse, siis selge see, et olen pettunud, aga teisalt ei olnud kuskilt enamat võtta ka, et lõputõusu peal tegin kõik õieti, et oleks õige jalg olnud, siis oleks seal pidanud lihtsalt teistest lahti saama, aga seda ei olnud ja kiirendasin küll õigel hetkel, aga lihtsalt istusin maha tagasi, enam seda jalga ei olnud, millega minna. Aga muidu me leppisime meeskonnaga kokku, et kui lõpuringidele jõuame, siis teeme kohe sõidu võimalikult raskeks. Meie õnneks oli ka sõidu algus väga raske, kõik proovisid küljetuult natuke teha, kuigi seda tuult piisavalt ei olnud. Ja sinna nii mitmedki meeskonna panid päris kõva energia magama. Õnneks ka meil oli kogu aeg mees ees esindatud ja kohe, kui siia 3 korda võtsime seda tõusu, et esimest korda kohe vedasin Alo lahti, Alo oli esimesena mäe peal, läks talle väike grupp järgi, olid väikse vahega eest ära seal mõnda aega, läks Silver neile sava peale veel, püüti kinni, läksin ise grupiga ja siis tuli tagant üks grupp meile järgi, nii et meid oli üle 10 seal vahepeal. Ja teist kord uuesti siit üles tulime, siis panime uuesti minema 5-kesi ja siis vaatasin, et nende 5 vennaga võiks juba koostööd ka korralikult teha, sest üks mees seal kokkuvõttes, kes oli üliohtlik, teised olid kõik juba sellises kauguses mul, et siin viimase tõusuga oleks neist lahti saanud, oleks kokkuvõttes teiseks tõusnud nähtavasti, et selle soomlase vastu oli täna ajavahe natuke suur enne etappi. Aga kuna need, kes siin uuesti maha jäid, suutsid meile ikkagi järgi lingutada, peagrupis toimus ikka veel selline mõningane passimine või keegi ei osanud õieti otsust vastu võtta, siis kelle jaoks ohverdab ennast, et siis mingi 15 kilomeetrit ütlesin Augile, et ta läheks tagasi taha gruppi, ütleks Schultzile, et hakkaks seal tööle, et mul ees nende 17 mehega lõpuni tulla ei ole mõtet, et ma kokkuvõttes on liiga kaugel, kuna mul see Viljandi etapp täielikult ebaõnnestus. Ja siis taga Silver ohverdas ennast, et see tagune grupp võimalikult lähedal on vedada ja nüüd ma kokkuvõttes neid ajavahesid ei tea, aga et soomlased tõusid liidriks, et palju õnne neile, sest ma arvan, kui küljetuul tuleb, siis neil saab väga raske olema seda üritust kontrollida, sest Paja neil ei ole sellist meeskonda enda ümber, et on ainuke võidusõitja seal meeskonnas sisuliselt, kes jaksab sellisel tasemel võidu sõita, et teised on rohkem tuules sõitjad siin, et ma arvan, et see soomlane murtakse lihtsalt Leedus kiirelt ära, aga nüüd ma arvan, kokkuvõtte tehakse ikka nagu iga aasta, et seal Leedus, kui on küljetuult, siis viimase 15 kilomeetriga tehakse lõpplahendus, seal 5-6 meest, kes sees on ja need selle kokkuvõtte võtavad, et kes siis juba enne seda etappi seal piisavalt edu siit-sealt on saavutanud, et nii need üldarvestuse kohad tulevad, aga idee poolest ei tohiks veel need vahed nii suured olla, et siin peagruppu, kus Alo oli, tuli ka ikkagi vist minuti sees veel taga ja et need vahed on ikkagi seal kõik 20-30 sekundi sees veel, et kõik on võimalik.